Regionaalhaigla Tervise pooltund. Tervist te kuulate Regionaalhaigla Tervise pooltundi. Minu vestluskaaslaseks on täna Põhja-Eesti Regionaalhaigla kiirabikeskuse juhataja doktor Lilian Lääts. Mina olen Hando Sinisalu ja räägime sellest, millal kutsuda kiirabi, kuidas seda teha ja kuidas üldse käituda. Sageli on inimesed olukorras, et kas nad ise või nende lähedane on üsna tõsiselt haige või on tal midagi viga ja ei suuda otsustada, et kas nüüd kutsuda kiirabi või mitte, et see kiirabi kutsumine tundub selline nagu üsna selline dramaatiline samm olevat, et mis on selline teiepoolne nõuanne, et millal kindlasti kutsuda kiirabi ja millal tasub natuke veel oodata ja vaadata? No lihtne reegel on see, et kui on tunne, et kellegi elu on ohus, siis tuleb ikkagi kutsuda. Kui on kahtlus, kas mõni terviseseisund vajab kiirabi või mitte, siis soovitakse esmaselt helistada nõuandeliinile. Et meil on perearsti nõuandeliin, meil on lastearsti nõuandeliin, on olemas mürgistusinfokeskus, kus saab nõud ja nemad annavad ka väga adekvaatselt selles osa, et kas saate ise aidata inimest või ise ennast või tuleb kutsuda kiirabi ja nad saavad ka suunata otse kiirabiliinile nii-öelda. Aga kui elu on ohus, siis tuleb ikkagi kohe valida 112. No neid juhtumeid ma loodan väga palju ei ole, et siiski suurem osa väljakutsetest tõenäoliselt on sellised juhtumid, kus on natuke kergemad olukorrad, et kuidas te hindate seda, et kui palju selliseid väljakutseid üldse on, mis nagu selgelt võinuks olemata olla. Ma mõtlesin mingisuguseid rumalaid nalju või midagi sarnast, vaid lihtsalt, et inimene muretseb üle ja kutsub kiirabi olukorras, kus tegelikult midagi tõsist ei olegi. No ma pakuks, et umbes 3% on siuksed, kus tegelikult saaks koduste vahenditega hakkama või ei olegi vaja isegi mingit ravimeid teha või saab ka ise haiglasse pöörduda. Et ega kui sõrmeluu on katki, ei pea ju alati 3-liikmeline kiirabi tulema täisvarustuses autoga patsienti haiglasse viima, võid ka ise pöörduda. Aga kiirabi üldjuhul, nii palju kui mul on kogemusi, ka sellistes olukordades käitub väga, väga viisakalt, et ma ei ole veel kuulnud, et tehtakse etteheited, et nüüd ilma asjata kutsusite meid välja ja mis te tülitate, et pigem on alati see suhtumine väga kaastundlik, et kui palju peaks inimesed nüüd muretsema selle pärast, et äkki selle minu väljakutse tõttu nüüd see kiirabi jäi kuhugile minemata, kus seda rohkem vaja oleks läinud. No üldiselt ikka me üritame kaastundlikud alati olla ja viisakalt seletada. On küll juhtumeid, kui on ka kiirabitöötaja närv üles öelnud ja on võib-olla natukene liiga järsk olnud ja öelnud, et siin küll pole kiirabi vaja. Aga kui ei ole ette nähtud, et seisund ei ole selline, et peaks kiirabi viima patsiendi haiglasse, siis on seda ka öeldud, et palun mingi oma transpordiga, kui paremaks ei lähe. Et linnas ei ole nii suur probleem Tallinnas, siin on tõesti 23 kiirabi ja kui ei saa teine sama piirkonna brigaad minna, siis läheb kõrvalpiirkonnast brigaad teisele kutsele. Aga maakohtades on küll niimoodi, et tasub mõelda, et kas see, ütleme näiteks lapsepalavik on nüüd selline, et ma kindlasti kutsun kiirabi ja järgmiselt tund aega pole mul siin 50 kilomeetri raadiuses ühtegi vaba kiirabi mitte kellelegi, või ma saan sellega ise hakkama. Aga tundub, et maakohtades või linnast väljas ongi inimesed natukene rohkem mõtlevad selles suhtes ja nad on harjunud ise hakkama saada, et neil ei ole kogu aeg see arstiabi apteek olnud 24/7 läheduses, vaid nad ongi võib-olla natuke rohkem teadlikumad sellest, millal kutsuda ja miks. Aga see lapsepalavik on näide, mis ma arvan kõigile lapsevanematele tuleb tuttav ette, et ühel hetkel sulle tundub, et su laps kuidagi eriti kannatab ja palavik läheb kõrgeks või ei lähe ravimitega alla ja siis sa hakkadki mõtlema, et neid hirmulugusid on ju ka päris palju, et ikkagi nüüd tuleb otsustavalt tegutseda. Et võtame selle sama palaviku näite, et mis olukorras palaviku puhul tuleks käituda siis nii, et kiirabi kutsuda? No üks kindel reegel on see, et kui lapsel on kõrgest palavikust krambid tekkinud, siis tuleb igal juhul kutsuda kiirabi. Nüüd kui esimest päeva on 37,5 palavik, siis see päris kindlasti ei ole põhjus, et kiirabi kutsuda, seda ei tule isegi mitte alandama hakata. Et tuleb lihtsalt anda lapsele vett, hoida teda normaalse temperatuuri juures, mitte ei lasta panna teda tekkida alla, et ta üle kuumeneks seal, vaid vaadata, et ta piisavalt joob ja ehk läheb see viirus lihtsalt ise üle. Kui nüüd palavik on pidevalt kõrge, üle 38,5 kogu aeg, kui rohumõju üle läheb
ja mitu päeva on ja perearsti tõesti kätte ei saa või on nädalavahetus, siis ilmselt on juba aeg kiirabi kutsuda. No, nädalavahetus ongi tegelikult selline üsna kriitiline aeg, kus väga paljud muud tavaolukorras kättesaadavad nõuanded ei toimi ja siis ongi EMO ja kiirabi vahel need lahendused, et mida te nädalavahetusel soovitate teha, kui tõepoolest perearsti ei ole, et kuidas siis käituda, kui ole kahe vahel, et kas siis nüüd kutsuda kiirabi või mitte, et tahaks nagu abi ja nõu, et kust seda kõige paremini saaks? No laste puhul ma ütleks küll, et kõige adekvaatsem nõuanne ilmselt tuleb küll kahjuks tasuliselt, aga lastearsti nõuandeliinilt. Et on olemas tasuta perearsti nõuandeliin 24/7, kus saab abi ja nõu küsida, aga lastearsti nõuandeliin on meil eraldi olemas. Räägime vanematest inimestest ka ja siin on väga ajakriitilised olukorrad, on infarkti ja insuldi juhtumid. Ja siin on ka niimoodi, et mõned on sellised kergemad juhtumid, kus võib-olla ei ole päris kindlust või ei tea, kas nüüd on asi nii hull või mitte, et mida te siin soovitate, et mis olukorras on asi nii tõsine, et on põhjust kahtlustada infarkti ja insulti ja kindlasti kiirabi ruttu kutsuda? No eluohtlikust seisundist ikkagi tavaliselt annab märku see, et enesetunne või üldseisund patsiendil muutub väga järsku. Et infarkti puhul tekivad selged halvatuse nähud, kas muutub kõne järsku pudistavaks, kaob ära tasakaal, et ei püsi enam püsti, kui paned patsiendi istuma, ta vajub ühele küljele või ta ei saa enam käega midagi haarata, sellepärast see käsi ei kuula sõna enam lihtsalt, et siis on päris kindlasti põhjus kahtlustada insulti ja tuleb kiiresti kiirabi kutsuda, et siis ei ole mõtet oodata, et ehk läheb üle, kui on näha, et on selge halvatus juba tekkimas. See on tõesti minutite küsimus, kui palju ajurakke suudetakse seal siis haiglas päästa. Ja infarktist tihtipeale ikkagi annavad aimdus ka see, et on varasemalt olnud patsiendil valud rinnus, koormusel, tihtipeale on just see, et jah, et mul paar kuud olid juba koormusel siuksest pigistustunne rinnus ja siis järsku on tugevam pigistav valu või siuke surumistunne rindkere peal, mis kuidagi moodi järgi ei anna. Ja siis ei ole mõtet ka pikalt oodata, kui ta on siuke tuim, pigistav, suruv valu, siis tuleb ka ikka kohe kiirabi kutsuda. Nüüd, kui kiirabi on juba kutsutud, siis need minutid lähevad kuidagi eriti pikalt, et kui pikk see kiirabi kohale tulemise aeg on, millega arvestama peab, et ilmselt siin linnas ja maal on see olukord erinev, aga mis see ajavahemik on, et kõige kiiremast kuni kõige aeglasemani? No ooteaeg on alati pikk, isegi siis, kui see on 1 minut väga kriitilises seisus, tundub väga pikk aeg olevat, aga see sõltub ikkagi ainult sellest, kus te asute parajasti ja kus asub lähim kiirabi. Et seda tihtipeale häirekeskus ka ütleb helistajale, et nüüd läheb natukene aega, et tuleb lähim brigaad, mis on näiteks 30 kilomeetri kaugusel. Ongi, et kui Hiiumaa ühest otsast võid sa oodata 45 minutit kiirabi ja samas Tallinnas võib olla niimoodi, et kiirabi jõuab minutiga kohale, et seda prognoosida saab ikkagi kõige rohkem selle järgi, kus kaugel elatakse. Kas mõnes olukorras on mõistlik ka lähedastel abivaja ise auto peale panna ja hakata kuhugile haigla poole või kiirabile vastu sõitma või tasuks ikkagi oodata, kui kiirabi teieni jõuab? See sõltub olukorrast, et kui see tundub olevat mõistlik lahendus, ehk siis patsient on ohutult transportaabelne, siis häirekeskuse logistik või kutsetöötleja alati seda ka soovitab ja küsib, kas teil on võimalik hakata kiirabile vastu sõitma. Et siis loomulikult, kui see võimalus vähegi on, siis tuleb seda teha, sest aeg on oluline. Aga kui öeldakse, et ärge patsienti liigutage, et tal on ohutum oodata seal paigal olles, kui hakata seda transporti korraldama, siis tuleb paigale jääda. Kui inimene asub nüüd mingi sellises kohas, mida ei ole lihtne leida, kus võib-olla pole sellist selget aadressi ja võib-olla on hiljuti kolinud ja hiljuti on rajatud sinna teid, mida isegi kaartidel ei ole, siis kuidas kõige mõistlikum on dispetšerile selgitada oma asukohta? Tuleb selgitada täpselt nii hästi, kui inimene oskab seda selgitada. Kui tegemist on kohalikuga, kes seal elab, siis ta ilmselgelt teab juba mingeid puid või mingeid maamärke, mille järgi pööranguid juhendada ja tihtipeale me näemegi kiirabikutsele sõites, kus on hästi pikk seletus, et kollase maja juurest nüüd paremale ja siis selle suure puu juurest vasakule. Raskemaks läheb juhul siis, kui inimene ei ole seal kohalik, on näiteks kuhugil matkama läinud. Ja siis, kui vähegi võimalik on, soovitaks lähima suurema tee peale kedagi vastu saata, kui see on võimalik. Lasete kas või lapsel tee äärde vastu joosta, kes oskab piisavalt juhendada ja
ja nii jõuab paremini lihtsalt kohale, kiiremini. Kas mingitest GPS-koordinaatidest või koha peal tehtud fotodest või sellistest asjadest ka abi on, et noh, ütleme, kui nüüd ongi selline olukord, et juhtub õnnetus näiteks kusagil matkal nii-öelda keset metsa, et kus ei olegi selliseid väga selgeid häid maamärke või teid isegi, et kuidas siis seda teha? GPS-koordinaadid saab häirekeskus tegelikult helistaja telefoni positsioneerimisest teada. Pilte nüüd praegusel hetkel ei ole küll mõtet teha, sellepärast et selle järgi keegi teid üles ei leia, kuna neid lihtsalt kiirabi ei saa kuidagi endale. Et infot vahendab meil häirekeskus ja see ei liigu sealt pidi see info. Aga lihtsalt seletada nii palju kui võimalik ja tihtipeale on ju need kiirabitöötajad ikkagi kohalikud, kes võib-olla tunnevad ära mingi kas või kivikirjelduse järgi, et kus kohas see koht võiks olla ja kohalikud päästed, kes käivad maastikuotsinguid tegemas, tunnevad ka oma piirkonda väga hästi ikkagi. Kas abikutsuja saab ka otse kiirabiga suhelda, et rääkida autojuhiga otse või ala, kui käibki nii, et milline kivi see nüüd oli, et saaks reaalajas selgitada ja vaadata, kas ma ei tea, mingi valgusmärguande või mingi muuga kuidagi üritada selle kiirabiautoga ühendust saada, et kuidas see käib? No esmane kontakt abikutsujal on ikkagi häirekeskusega, aga kui tundub, et sellest ei piisa ja seletused jäävad kuidagi poolikuks või ei saa aru, siis ikkagi on ka juhtumeid, kus kiirabibrigaadi juht otse ühendatakse abikutsujaga. Mitte küll autojuhis, autojuht keerab rooli samal ajal, aga kiirabibrigaadiga põhimõtteliselt vahest ikkagi ühendatakse ka otse. Kui nüüd kiirabi on kohal ja on tehtud otsus, et see haige tuleb kaasa võtta, haiglasse viia, siis kui palju siin on võimalik kaasa rääkida, et seesama Lääne-Harju piirkond, et siin on haiglaid ju Haapsalus ja Keilas ja PERH on siis regionaalne keskus, et kas siin saab näiteks, ma ei tea, oletame, kui kusagil Haapsalu, Keila vahepeal on õnnetus juhtunud, et kas siis saab haige või see patsient, tema lähedased ise ka soovi avaldada, et kuhu teda viia? Üldiselt on ikkagi hospitaliseerimised on ära jaotatud vastavalt elupiirkonnale, et vastavalt piirkonnale, kus see juhtub, igal piirkonnal on oma nii-öelda vastutav haigla, kuhu siis viiakse. Ka Lääne-Harju piirkond on jagatud ilusti ära, millised patsiendid kust kohast peaksid minema Lääne-Tallinna keskhaiglasse, millised peaksid tulema Põhja-Eesti regionaalhaiglasse. Et iga piirkond vastutab oma haiglatega eest ikkagi ise, et väga palju seal patsiendil kaasa rääkida ei ole, et haiglad ei saa lubada seda, et nad soovi järgi ravivad, sellepärast et mõni haigla võib siis väga ülekoormatud saada selle. Et kui nüüd on saadud ühendus dispetšeriga ja läheb haige seisundi kirjeldamiseks, et kas üldjuhul on soovitav, et see lähedane või pereliige teeks selle töö ära ja kirjeldaks või on haigel endal, juhul kui ta on kõnevõimeline, parem rääkida, mis tal täpselt viga on ja kuidas ta ennast tunneb, et mis siin see nõuanne võiks olla? Ma arvan, et seal ei ole mingit vahet, kas räägib see, kes on kõrval või räägib see, kes on ise viga saanud, et valu oskab iga inimene kirjeldada ka oma lähedal seisvale inimesele. Tõesti, kui inimene on väga hädas, siis ta võib olla pigem raske rääkida, et kõrvalseisja saab võib-olla paremini vahendada. Samas, kui see kõrvalseisja läheb mingil põhjusel väga ähmi täis ja ei ole võimeline rahulikult rääkima, siis võib ka telefoni patsiendile anda, kui tema suudab kirjeldada, mis juhtunud on. Te kindlasti saate tagasisidet ka häirekeskusest ja teil on ülevaade selle kohta, mis need levinumad probleemid on just haige seisundi kirjeldamisel, et mis siin need nõuanded on, et kuidas seda tuleks teha ja mida siis mitte teha või mida vältida? No vältida kindlasti valetamist, et ei ole põhjust asja hullemaks rääkida, kartus, et kui ma nüüd ei valeta, siis mulle kiirabi saadeta, et kui inimene helistab häirekeskusele, ütleb, tal on kiirabi vaja, siis ta kiirabiga igal juhul saab. Et valetada ei ole mõtet, tuleb jääda nii rahulikuks kui võimalik ja mitte hakata seal pahandama selle inimesega, kes seal teisel poolt oru on ja küsib teilt lisaküsimusi, et mis ma siin vastan, et saatke mulle kiirabi, et tihtipeale on niimoodi, et häirekeskuse töötaja küsib veel kümneid ja kümneid lisaküsimusi ja tegelikult auto juba sellel ajal liigub teie poole, et kannatust ja vastake kõik küsimused ära, siis kõik küsimused, millele te vastate, see jõuab ka eelinfona kiirabile, et kiirabi info, mida ta ekraani pealt näeb kutsele sõites, täieneb pidevalt, nii et
võite täitsa rahulikult kõikidele küsimustele vastata, et see ei tähenda, et enne kõne lõppu kiirabi välja ei saadeta, kriitilistel hetkedel sõidab kiirabi minutiga välja. Kui nüüd kiirabi tuleb koju, et mis siis peaks seal kodus, eeldusel, et seal on inimesi, kes on terved ja saavad toimetada, et mida nad peaksid tegema seal kodus, et ette valmistada kiirabi saabumiseks, et ma arvan, et selline kurja koera kinnipanemine on ilmselt ka oluline asi, aga võib-olla on sellised asju, mille peale kohe ei tulekski, et kuidas seda kiirabi saabumist ette valmistada. No mitte ainult kuri koer ei tule kinni panna, vaid igasugune koer tuleb kinni panna, sellepärast, et ka väga sõbralikud koerad võivad muutuda väga tigedaks, kui nad näevad, et mingid võõrad punased tegelased nende peremehe kallal midagi toimetama hakkavad. Et tihtipeale me oleme pidanud vaidlusi maha sellel teemal, et ma ei pane teda kinni, ta on nii sõbralik koer, et tõesti kõik koerad tuleb kinni panna alati. Aga vaadata, et juurdepääs patsiendini oleks olemas, et tihtipeale on nii palju mingid kompse ja kotte ja mööblit ja kõike asju seal ees, enne kui sa selle patsiendini jõuad, et kui teda on vaja siis ära transportima hakata, siis tuleb korralikult tee vabastada ennem, et kui on ikkagi selge, et see patsient tuleb haiglasse viia ja kiirabi on tulemas, siis võite vaadata, et kuidas see juurdepääsu tee tema juurde on, et oleks lihtsasti ligipääseta. No mõnes kohas on parkimisega tõsiseid probleeme maja ees, et kas seal ka annaks midagi ära teha või mingid nõuanded, et kuidas saavutada seda, et kiirabiauto võimalikult lähedal näiteks trepikoel oleks? No reeglina trepikodade ees ongi vaba, et otse trepikoja ette tihtipeale keegi ei pargi ja kiirabi ikkagi üritab alati viisakaks jääda ja parkida niimoodi, et teised saaks ikka liiklema, aga kui on eluohtlik situatsioon, siis mõnikord pannakse ka osaliselt liiklus kinni selle kiirabiautoga, sest elu on olulisem kui keegi, kes võib-olla 5 minutit kuhugi hilineb. Kui nüüd võtta kokku selline nii-öelda kiirabi kutsumise hea tava ja nõuanded, et igal inimesel võib seda elus ette tulla, et mis sellised põhilised asjad on, mida silmas pidada, et mida kindlasti tuleks teha ja mida mitte, et oletame, kui nüüd see õnnetus on juhtunud, kas teie enda või lähedasega, et kuidas käituda, mida rääkida, mida teha niimoodi, et see asi saaks kõige lihtsamini lahendatud ja kiirabi saaks oma tööd korralikult ja segamatult teha. Tuleb jääda hästi rahulikuks, mõelda läbi, vastata kõikidele lisaküsimustele, mis esitatakse Häirekeskuse poolt, neid tuleb seal palju, päris mitukümmend võib isegi tulla mõnikord ja kõikidele küsimustele rahulikult vastata ja saadetakse teile õige brigaad õige kiirusega. Nii et selles mõttes selline tagant kiirustamine, ähvardamine, et tulge juba ruttu, see ei anna tegelikult midagi juurde, et see võib küll natuke sellel mures oleval inimesel võib-olla tema enda stressi vähendada, et ta teeb maksimaalselt selleks, et olukorda päästa, aga tegelikult selline tagant kiirustamine ja sundimine, see tegelikult väga vist ei aita. Ei, see kindlasti ei aita, et see otsus, kui kiire prioriteet kutsele antakse, tehakse teatud küsimuste põhjal ja kiirabibrigaad lõppkokkuvõttes ise otsustab alati kiiruse, millega ta sõidab, et libedate teedega keegi oma elu ohtu ei pane kiirabiautoga sõitmisel. Et vastavalt teie oludele sõidetakse ja isegi siis, kui te 3 korda helistate, et kus nad nüüd on, siis ega kilomeetreid vähemaks ei tee. Aitäh, rääkisime juttu Põhja-Eesti Regionaalhaigla kiirabi juhil doktor Lilian Läätsaga, teda küsitles Ando Sinisalu, aitäh kuulamast. Regionaalhaigla tervise pooltund.